Tere head kuulajad, vaatajad ja kõigepealt tuletan teile meelde enne kui sissejuhatuse teen, et ikkagi jagaksite meie kanalit ja soovitaksite ka sõpradele. No sul sellised inglisekeelsed huvitavad terminid on subscribe imine ja ei oskagi nagu välja öelda, aga kõiki kindlasti seda tehke. Aga te kuulate, näete ja vaatate siis parempoolsete taskuraadiot, mis toimub. Ja mis siis tänases sellises ilusas maikuu keskpaigas me ette võtame, sellepärast et teemasid on ja seda meie elu endal ise ka meile selle pakub. Kindlasti räägime Madis Mülleri kirjast erakondadele, mis on saanud siis ka erakondade poolt erinevat vastukaja. Tõsi, siin on ka küsimused õhus, kes ei ole siis vastanud sellele kirjale ja ei ole nagu nii-öelda kõvat häält teinud, sellest kindlasti räägime. Kristina Kallase mõte on hakata tõstma palka reaalaine õpetajatelt. Kas see läbi läheb, raske öelda, aga vastuseis on sinna päris tugev. Aga räägime loomulikult ka presidendi valimistest ja sellest, et see ralli on juba täiehooga peale läinud. Me oleme seda juba ammu oma saadetest väitud, et see ralli on käima läinud. Nüüd järjest enam pakutakse välja ka kandidaate ja on valminud just üks värske uuring, kus siis saab näha, keda siis Eesti rahvas kõige rohkem hääletab. Aga ärge ära unustage, rahval ei ole siin suurt midagi kaasa rääkida, ta võib lihtsalt oma arvamust avaldada, aga kindlasti on siin veel mõlemat põnevat kuulamist ja arusaamist ja kaasa mõtlemist. Aga stuudios endiselt hea vana seltskond Tõnis ja Siim siin ja ei ole kuskile ära kadunud ja on endiselt ka olnud väga kursis sellega, mis maailmas toimub ja eriti, mis Eestis toimub. Võtame ette selle Madis Mülleri kirja. Eesti Panga president läks siis Riigikogu ette ja tegi väga põhjaliku ülevaate sellest, milline on Eesti finantsseis. Me oleme siin seda väga palju analüüsinud ja oleme jõudnud ikka kõik tõdemusele, et see on väga-väga kehvas olukorras. See kiri oli suunatud eelkõige poliitilistele erakondadele, just selle vaatega, et tuleb midagi kiiresti ette võtta, ehk siis lühidalt ja selgelt tuleb pidurit peale panna riigivõla kasvule ja tuleb hakata kärpima. Riigivõlg on 2020 kasvanud praegu juba lühikese ajaga 2,5 miljardit 10 miljardi peale ja see kasvutrend läheb järjest ülesse. Milline on olnud, Siim, sinu arvates siis poliitiliste ringkondade reaktsioon sellele, eelkõige erakondade reaktsioon sellele, et tuleks midagi ette võtta? On tekkinud selline erakonna juhtide vaheline kirjavahetus, et kas siis peaks nüüd järgima siis Madis Mülleri üleskutset ja siis leidma mingi konsensuse sellise erakondade ülese kokkuleppe. Teatavasti Eestis on mõningaid selliseid kokkuleppeid sündinud, näiteks teaduse innovatsiooni rahastamise osas kunagi presidendi eestvedamisel panid erakonna juhid kõik käed alla ja lubasid selle protsendi viia siis kokkulepitud tasemele. Ja see kokkulepe ka täideti. Et tõsi, siis olid ajad paremad ja lepiti kokku, et me paneme teatud summa raha juurde kuhugi. Nüüd Madis Müller teeb ettepaneku, et leppige kokku, et eelarve võlg ei tohi teatud numbrist alates edasi kasvada, kui väga lihtsustatult see kokku võtta. Ja sellele kirjale on reageerinud juba, need ei ole küll avalikud kirjavahetused, aga ma arvan, et erakondade esimeeste vaheline kirjavahetus on selline, et mida me võime siin rääkida küll. On reageerinud Urmas Reinsalu, kes arvab, et võiks ikka tulla kokku ja peaks arutama, mingi protsessi alustama ja on reageerinud ka sotsid ja teinud konkreetse ettepaneku siis ka konkreetse koha ja kuupäevaga, et saame siis kokku, arutame läbi ja minu arust ka parempoolsete vastus on juba teile läinud, et me oleme kindlasti nõus arutama, aga siis meil on ka see... Kas kutsutakse üldse parempoolsid laua äärde? Ei, selles mõttes Madis Müller kutsus. Madis Müller kutsus. Kutsus ikka. Madis Müller ikkagi... Sain aru, et tegemist on ikkagi parlamentide erakonna. Ei, Madis Müller käsitleb meid kui tulevast parlamendi erakonna. Õige, ta on selles mõttes õigel teel. Koha pealt vits maha. Jah, et
aga loomulikult kõik vaatavad ju siis valitsusliidu otsa, et mis teie siis seal praeguse valitsusliidu otsa ka, et esialgu ei ole ei Reformierakonnalt ega Eesti 200 kippu ega kõppu, aga ootame, ehk tuleb veel. Et väga põnev ja teema on ju selles mõttes ju väga oluline. Lõpuks ometi on hakatud kõva häälega rääkima sellest, mida seni on rääkinud kõva häälega alt parempoolsed, kes on öeldud, et Madis Müller ütleb oma kirjas selgelt, tuleb tunnistada, et asi on halb. Tuleb tunnistada. Ja sellest pihta hakata ja siis hakata mingit samme ette võtma. Mis see seis siis on, eks ole, et Isamaa ja Urmas Reinsalu on aru saanud. Ja ilmselt siis ka Kõlvart, ma eeldan, aga Reinsalu on selgelt aru saanud, et kui nad peaksid järgmise aasta märtsis tulema võimule, siis neile vaatab vastu lihtsalt üks tohutu võlakoorem. Tühi riik. Ja olukord on ju siis selline, et erakonnad tulevad oma valimislubadustega, lubavad head paremat. Täpselt. Vähem makse, eks ole, seal kuskil ja toetusi. Ja rohkem toetusi tahavad teised vägisi. Ja siis ongi see olukord, et kõigepealt sa pead hakkama kuskilt midagi ära võtma, et üldse kuidagi mingi tasakaalu poole liikuma hakata. Ja alles siis pead sa veel hakkama ära võtma, et oma lubadusi hakata täitma. Ja Reinsalu on nüüd sellest aru saanud. Ja mis nüüd siis vaatab Reformierakond Eesti 200, tundub, et nemad mõtlevad tõesti seda tõsiselt, seda, mida Ligi on siin välja puterdanud siin, et tõmbamegi nii tühjaks. Et jäägi teistele midagi, et võtamegi kõik raha ära, et las olgu Eesti rahval halb, aga peaasi, et kuidagi oma poliitilistele oponentidele ära teha või ma ei tea kust. Äärmiselt julm käitumine. Ligi seda kuidagi niimoodi välja puterdas, aga kõik liigub selle poole, aga vaatame nüüd väga huvitav, mis nüüd teised erakonnad teevad. Ja tegelikult siin tuleb Eesti Pangale au anda, sest me oleme ennem ka rääkinud oma saadetes seda, et just Eesti Panga seal, ütleme teise laine mehed seal Madis Mülleri järele on ikkagi väga valusalt seda välja toonud, et Eesti rahanduslik seis on kehva. Mitte keegi ei ole sellele reageerinud eriti. Võetakse teadmiseks, Rahandusministeerium teeb ikkagi seal oma prognoose edasi, vaadatakse hea küll, mis Eesti Pank on seal, millised arvutused teinud. Aga nüüd ütleb president ise seda välja Riigikogu ees ja kutsub üles piltlikult korrale. Ja küll Reformierakond Eesti 200 pole vastanud, aga ilmselt see on ikkagi see koht, kus need valimislubadused on kõige tähtsamad, mis tuleb praegu käibele lasta, aga need nõuavad ikkagi väga palju ilmselt raha. Jah, mulle tundub, ma väga loodan, et teatud avaliku debati fooni muutus on ehk algamas. Et Siim, kes meil siin kõrval istub, võib natukene täna mõelda selle peale, mida ma teile rääkisin, sest see kõik oli ju alasti meie ees juba enne eelmise Riigikogu valimisi, kui võeti vastu, meenutame, et võeti vastu meeletu ülekulutamise eelarve 2023. aastaks Riigikogus, mille poolt hääletasid nii toonane valitsuskoalitsioon kui opositsioon. Ainsana sisulistel põhjustel hääletas vastu Siim Kiisler, kes meie siin kõrval istub. Kõik teised olid poolt. Ja siis oli juba näha, et see asi läheb täiesti nagu kreeni. 3 aasta jooksul on peamiselt siin ettevõtlusorganisatsioonid sellele tähelepanu juhtinud parempoolsete kõrval. Aga ka ettevõtlusorganisatsioonide hääled on jäänud suhteliselt hüüdjaks hääleks kõrbes. Et nüüd tõesti ma vaatan viimastel nädalatel on hakanud pilt muutuma, kõigepealt seesama Madis Mülleri Eesti Panga sisuline ülevaade Eesti riigi finantsseisust, selle nii-öelda negatiivsest nagu väljavaatest, võlakoormuse kiirest kasvust ja ettepanekust sõlmida siis erakondade ülene kokkuleppe võlakasvu pidurdamiseks. Teiseks ilmus siis põhimõttekojalt Raul Eametsa seisukohtade paber, mis seal oli loomulikult palju rohkem teemasid koos, aga suur osa sellest paberist
keskendus ka just sellele samale teemale, et nii-öelda kõige aeg nagu lihtsateks meetmeteks riigi rahanduse parandamiseks on mööda lastud, et tuleb hakata tegelikult tegelema nende samade nii-öelda radikaalsete meetmetega, millest me oleme rääkinud, nagu siin indekseerimise külmutamine ja nii edasi. Ja kolmandaks ma soovitan meie kuulajatel lugeda ERR-i portaalist ilmus väga hea artikkel Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhatajalt Raul Lättemäelt, kes teeb mõnes mõttes ka selle olukorra puust ja punaseks ette ja kui me räägime reaktsioonidest, et ma loeksin tegelikult ette kaks tsitaati antud teemal ja üks nendest pärineb just Raul Lättemäelt sellest samast artiklist. Raul Lättemäe ütleb siis seda, et riigi võlg on sellel kümnendil kasvanud 7,5 miljardit eurot, kuid ühiskonna teadmine, mida võla eest vastu saime, on napp. Riigikaitsekulude suurenemise arvele saab võlakoormuse kasvust 2025 aasta lõpuga kirjutada seni üksnes 2 miljardit eurot. See ei ole veel peamine probleem. Riigikaitsekulude kasv seisab tegelikult alles ees. Ja edasi kirjutab Lättemäe, et ei teata, et riigivõla kasvu suurima panuse ehk üle 3 miljardi euro on andnud riigi inimestele pakutavate haridus- ja tervishoiuteenuste hinna ja mahu tõus. Sellest 2 miljardit eurot tuleb tervishoiust ja 0,8 miljardit haridusest ja nii edasi. Ehk soovitan tõesti lugeda, Raul Lättemäe toob väga hästi põhjused välja, samal ajal jäi mulle silma siis ka rahandusminister Jürgen Ligi reaktsioon, kes kommenteeris ettepanekut koostada juba järgmiseks aastaks negatiivne lisaeelarve. Juba selleks aastaks? Juba selleks aastaks. Ja Jürgen Ligi siis seisukoht on järgmine. See ei ole iseenesest mõistlik. Me oleme detsembris eelarve teinud, me oleme paremini hakkama saanud eelarve tasakaaluga, kui detsembris veel lootsime, ja sõda ja kaitsekulud ei ole kuhugi kadunud. Kaitsekulu 5,4% on ikkagi väga ränk kasv ja seda peavad kõik kriitikud meelde tuletama, et sellel põhineb meie eelarvereegli lõdvendamine Euroopas ja sellel põhineb ka meie vajadus eelarve lasta sügavamasse defitsiiti. Ehk tegelikult see on meeletu kontrast siis ühe peamise finantsametniku ja ministri sõnade vahel, et Jürgen Ligi jätkab inimestele puru silma ajamist, väites, et eelarve tasakaalu ja ka võlakoormuse kasvus on süüdi kaitsekulude kasv, kuigi numbrid on näidanud seda, millest ka meie oleme siin saates nagu varasemalt rääkinud, nüüd räägib sama Rahandusministeeriumi tippametnik, et riigikaitsekulud ei ole see põhjus, tegelik põhjus on populistlikud valimislubadused, tegelik põhjus on see, et poliitilistel eesmärkidel on paisutatud sotsiaalkulusid meeletult ja et sellega tuleb tegelema hakata. Reformierakonna kõrvadeni pole see jutt justkui nagu siiamaani nagu jõudnud, jätkatakse inimeste eksitamisega ja nüüd me jõuamegi järgmiste valimisteni. Et järgmised valimised on vähem kui aasta pärast, et ma väga loodan, et see nii-öelda kutse mõistusele, mis nüüd nii-öelda rahandusringkondadest on tulema hakanud, et sellest saab igapäevane jututeema meedias enne järgmise Riigikogu valimisi, siis see on ainus võimalus, kuidas me saame peatada veelgi suurema hulluse järgmise Riigikogu valimiste eel, sest nagu me siin mainisime, tullakse jälle välja lubadustega, et üheaegselt vähendame makse ja tõstame toetusi. Et makse peab loomulikult vähendama, aga selle eeldus on just riigi ülekulutamise lõpetamine. Mis sa arvad, kas see Reformierakond Eesti 200 tuleb sinna laua taha kokku? Kas sellest üldse saab asja? Ei tea, et see on väga, väga põnev, et mis nad nüüd teevad. Selge, et praegu Michal püüab seda lihtsalt teeselda surnut ja maha vaikida, et justkui nagu ei oleks sellist asja olnud, et teha näo ja loodab, et see kuidagi vajub kuhugi ära. Aga see on tõesti nagu väga märgiline, nagu Tõnis ütles, et aga siis nagu erakonnad ise ei peaks nagu rohkem olema aktiivsemad selles osas, et ka ise üles kutsuma koalitsioonipartnerid, teisi erakondi, et me teeme ikka selle asja ära. See on see, eks ole, et siiamaani on ju kõik peidus istunud, eks ole, et ainuke asi siis parempoolsed on öelnud, et seal tuleb kulusid kokku hoida, siis populistid seal vastavalt siis kas Reformierakonna
kuni peaministrini välja või keegi teine, siis ütleb, oi, milline paha ettepanek tuli parempoolsetelt, eks ole, et me oleme seda siin arutanud ka. Ja kõik istuvad põõsas ja loodavad, et läheb üle. Ja nagu ma kirjeldasin, et Isamaa nüüd aru saanud, et nende jaoks ei lähe üle selles mõttes, et eeldavad, et nad tulevad võimule ja siis nad peavad sellega tõtt vaatama selle olukorraga, eks ole. Nemad. Sotsid on ka selles mõttes sotside tunnustuseks, nagu tuleb öelda, nagu me ka varem oleme rääkinud, et no, nemad tahavadki suuremat ümberjagamist ja veelgi suuremat maksukoormust ja rikastelt raha äravõtmist ja kõik seda. Mulle see ideoloogia absoluutselt ei meeldi, aga selles mõttes on nad nagu ehedad, et nad ütlevadki, et arutame siis ja tõstame ka makse ja paneme siis nagu edasi või no midagi umbes taolist. Et lähteme kirjutisest, ma mõtlen ühe tsitaadi veel, et see on tõesti nii hea, et ta ütleb, eks ole, et noh, Tõnis kirjeldas selle, kuidas see riigi võlg on kasvanud või see puudujääk on kasvanud, on ju. Aga samas on maksukoormuse osakaal ühiskonna sissetulekutest tõusnud 4% SKP suhtes, 33%-lt 37%-ni. Maksukoormus on meeletult tõusnud. Ehk siis kahest otsast nagu tõmmatakse, ühest võetakse võlgu, teisest otsast võetakse ka inimestelt rohkem ära. Et need veel 2 tükki veel nagu võimendavad teineteist. Viimased andmed näitavad seda, et maksu on laekunud kuskil 5,4% rohkem, just alles äsja värsked ka andmed. Sellises olukorras ei peaks ju võlg vähenema. Vastupidi, et ühesõnaga see küna on nagu nii lõhki tõmmatud, et need, kes tahavad, nüüd eeldavad, et nad tulevad võimule pärast valimisi ja vastutavad selle eest, nad saavad aru, et nüüd peaks midagi nagu muutma. Ja nüüd ongi, et kuidas siis, kas Reformil ja Eesti 200 õnnestub see kõik maha vaikida või ei õnnestu, et ma väga loodan, et ei õnnestu, ja kui tõesti erakonnad tulevad laua taha, siis tuleb hakata ka päriselt nagu rääkima, et okei, ja küll, üks asi lepime kokku selle piiri, aga teine, mis me siis selleks teeme nagu päriselt. See on karm, see on väga karm. Võib-olla 2 kommentaari juurde, et sa mainisid väga õieti, et me oleme viimastel aastatel kuulnud nagu mitu korda Jürgen Ligi käest sõnumeid, et maksulaekumisega on hästi, et maksu laekab rohkem kui planeeritud. No täpselt. Ja just nädala või 2 tagasi oli uudist, et seoses kütusekriisiga ja kasvava kütuse hinnaga, et see soodustab ka maksulaekumist, kuna sealt tuleb ju aktsiis ja ka käibemaks. Ja tõepoolest on nii, et Eesti valitsus on tegelikult üks väheseid, kui mitte ainus valitsusi Euroopas, keda ei ole murelikuks teinud aastate jooksul, et meil on Euroopa kõige kõrgemaid inflatsioone. Ja just selle samal põhjusel, et see aitab läbi käibemaksu paremini makse koguda, et see on ju kõige lihtsam viis olnud neil eelarvet täita, et seetõttu inflatsioon ja selle nagu laastav mõju inimeste jõukusele ja majandusele, et see nagu ei koti väga üldse, on ainult nagu vaadatud nagu kõrvalt ja tuntud kerget heameelt, et näed, et käibemaksu laekumine on muudkui nagu paranev. Aga tulles erakondade reaktsioonide juurde tagasi, siis ma arvan, et Reformierakond on loomulikult aru saanud, et neil ei ole majandusteemade ümber aruteludes mitte midagi võita. Seetõttu Reformierakond üritab seda teemat nii palju kui võimalik vältida. Ma huvi pärast vaatasin, et millega meie peaminister Kristen Michal siis oma avaldustes silma paistab, et ma ei ole väga näinud, et ta oleks majandusteemasid kommenteerida võtnud. Tema tunnustuseks tuleb öelda, et ta on nagu hakanud rohkem tegelema välissuhtlusega, et see on ka asi, mida mina olen talle isiklikult siin samas saates ette heitnud, et tema sotsiaalmeediast vähemasti on näha, et ta tõepoolest nüüd suhtleb, käib, räägib rohkem, tubli, aga kui ma vaatan tema sisepoliitilisi avaldusi ja ka mõningate teiste reformierakondlaste sisepoliitilisi avaldusi, siis mulle jääb tunne, et nii-öelda kramplikult otsitakse mis iganes võimalust majandusteemade asemel tekitada nii-öelda kultuurisõja konflikte. Et küll peaminister katsetas seda olümpiakomitee presidendi valimistega, üritades siis nii-öelda nähes, et seal oli nii-öelda, valimistel on ikka teatud konfliktisituatsioon ja positsioneerudes siis, võttes seal nagu positsiooni. Reformierakondlased on väga aktiivselt
tegelenud teemaga, et kuidas Viljandi linnavalitsuse klounid tegelevad lipuküsimustega, et meenutame lugejatele, et Viljandis on niisugune õnnetu koalitsioon, et seal on nagu Viljandi linna juhtimas Isamaa ja EKRE, ega sealt Viljandi linnast muid uudiseid pole nagu kosta olnud, et esimene uudis oli see, et ei meeldinud neile Ukraina lipp, mis võeti linnavalitsuse eest maha, ja nüüd ei meeldinud neile vist LGBT lipp, mida nad tahtsid nagu linna peale ära kuulata, et tundub, et jah, midagi muud nagu Viljandis enam teha ei ole, ja loomulikult, kui see uudis tuli, siis reformierakondlased söötsid seda kohe nagu kommenteerima, ütleme, eks. Ja kõige krooniks, ütleme, eks ju, siis peaminister otsustas veel sekkuda ka perekond Sildarudes puudutavasse nagu väitlusesse ja õnnetust tuli välja, et Tõnis Sildaru on hoopis Reformierakonna liige. Nii et, aga see on lihtsalt nagu markantne näide sellest, kuidas võid tegelikult, kui sa nagu populistlikult otsid võimalust peateemas kõrvale minna ja tekitada niisuguse pseudokonflikte poliitilisel tasandil ühiskonnas, et siis ikkagi tubli populistina varem või hiljem astud sügavalt ämbrisse. Aga ma arvan, et see nagu jätkub, et me näeme seda, et Reformierakond ei taha majandusdebatti, Reformierakond tahab pseudoteemadega tegeleda enne Riigikogu valimisi. Ma väga loodan, et avalikkus ikkagi kuidagi surub Reformierakonna sinna läbirääkimiste laua taha, et teiste erakondadega. Ma ei tea, kas avalikkusel on väga seda jõudu praegu ikkagi seda teha. Ma väga kahtlen, kuigi see tähendab, et ma oleks nagu pettu. Mul on selline tunne, et nagu Postimees-grupp küll oleks nagu pigem nagu meelestatud nii, et mingid sellised arutelud võiksid tulla, ütleme, et selgelt nende sellist, kuidas me siis ütleme, poliitilist mingit hoiakut vaadates, et väga oleks vaja, et see debatt tuleks, et see annaks nagu uue hingamise kogu sellele asjale. No jääme lootma, aga tegelikult kuhu ma tahtsin praegu sellega välja jõuda on see, et just ka siin valitsuserakond üks Eesti 200 ja tema rahandusminister on jõudnud sellisesse faasi, et tahab raha jäljest juurde saada, ja jutt käib ju haridusest. Haridusminister, sa mõtled, jah? Jaa, vabandust, haridusminister, jah. Kristina Kallas on sellisesse faasi jõudnud ja ka Remo Voltri on tõstnud taas pead, et taas on õige aeg relvile tulla, õige aeg on taas hakata nõudmisi esitama, õige aeg on taas võitlema hakata õpetajate palkade eest ja Kristina Kallase siis ettepanek on see, et reaalainete õpetajatele võib-olla kehtestada mingisugune kõrgem koefitsient palgaastmestikus ja siis sellega tõsta nagu seda palka, mis nad saavad, kuna õpetajate kriis on nii meeletu. Kriis on meeletu ja praegu õpetajate otsimine käib väga tõsiselt, aga see on jälle taas koht, kus tahetakse siis jälle kuskilt midagi välja pumbata. See on, ilmselt neid selliseid palganõudmisi hakkavad siin väga paljud organisatsioonid veel aasta lõpus esitama. Kristina. Me oleme siin teda ka palju kiitnud aegade jooksul, öelnud, et ta on selline toimekas ja tegus ja võtab ette, et kui alguses see valitsusametisse asus, siis oli tunne, et Kristina küll teeb ja toimetab, et teised seal nagu uimasemad. Aga see toimetamine on maabunud mingisse tohutu sellise mikromanageerimisse, mida kõik, kes vähegi mingit juhtimisteooriatest midagi teavad, ütlevad, et see kõige halvema juhi tunnus on see, et kui sa lähed kui asutuse juht tegeleb sellega, miks aknalaud on tolmune. Kristina Kallas muidugi ammu juba tegeleb, et kui pikk võib kooliplatsil muru olla või kui künklik võib ta üldse olla, aga võt see palkade näide on jälle, ja see on jälle see, et tõesti me oleme sellest nii palju rääkinud, et sa ei jõua sellega mitte kuhugi, kui su eesmärk, et sa kogu aeg tahad nagu ühtlustada ja kontrollida, kui palju peab täpselt iga õpetaja palka saama, see nende miinimumpalga nõuetega ta tegelikult nivelleerib ära need palga erinevused erinevate õpetajate vahel. Ta kogu aeg seda teinud, seda surunud on. Ja nüüd ta on jõudnudki selle moraalsesse pankrotti selle poliitikaga. See oli ette näha, et see täpselt nii läheb. Sest sul lihtsalt on mõnes valdkonnas, mõnes piirkonnas, kuskil on sul õpetajaid rohkem vaja, sa pead neile rohkem maksma, kuskil on mingi teine olukord, mõnes kohas on füüsikaõpetajad tõesti puudus, nagu ta kirjeldab, nüüd tuleb välja.
muusikaõpetajaid on mõnes teises kohas hoopis vaja, eks ole, või inglise keele õpetajaid, hoopis mingid muud probleemid on. Ja siis me jõuamegi nagu sinna välja, et siis ta hakkab ühte teoks, mis ta siis lõpuks kujutab ette, et ta siis kirjutab ette, et ma ei tea, Rõuge kooli matemaatikaõpetaja, temal peab olema selline palk või? No, lõpuks ta jõuab ju sinna välja, ta järjest ühtlustab ja siis, siis sekkub. Kuule, lõpeta ära. Lase vabaks, Kristina. Lase vabaks. Las see koolipidaja ja koolijuht ise otsustavad. Palju nad kellelegi maksavad. Mis see sinu asi on? Jah, mulle tuleb meelde, seda uudist lugedes, mulle tuleb meelde üks selline nii-öelda humoorikas lugu, mida aeg-ajalt räägitakse ettevõtjate seltskonnas, näitena, et kui absurdi võib minna mõnes ka rahvusvahelises suurettevõttes, kus enam nii-öelda nagu omanikku nähtaval ei ole, et kujutame ette, et siin ruumis läheb lambipirn läbi, et siis kindlasti ei tohi esimese asjana pirni välja vahetada, vaid tuleb võtta välja manual, seal leheküljel 264 on ilmselt punkt 1052 ja seal on kirjas, kuhu tuleb pöörduda, mida tuleb teha, aga kindlasti ei tohi lambipirni ära vahetada. Tuleb manualist järgi vaadata, et mulle tundub, et jah, et selle mõttelaadiga inimesed on sattunud ka ilmselt ka haridusministeeriumisse poliitikat kujundama ja ma kahtlustan, et ka Kristina Kallas ise kuulub selle mõtteviisi jagajate nagu hulka, et see on selline nii-öelda administratiivne nihilism, et üritatakse nagu kõiki maailma asju kuidagi nagu ette kirjutada ja sealt kaudu siis võrdsust luua. Aga ma hakkasin ise mõtlema selle peale, et valimisteni on küll veel nagu aega, aga et millega Eesti 200, oletame, et on 5 aastat mööda läinud, et mille sisulisega Eesti 200 erakond Eestisse nii-öelda nagu jälje jätab. Et mulle tuleb meelde siit nagu kaks nagu teemat, et tõenäoliselt see, mis nende survel nagu ära tehti, on abieluvõrdsuse ja see jääb ilmselt Eestis nagu kehtima. Nüüd kõik need saavutused, jutumärkides saavutused, mida Kristina Kallase juhtimisel on tehtud haridusministeeriumis, kogu see meeletu tsentraliseerimine ja nagu bürokraatia loome, millega selle aastast aastasse on tehtud. Ma arvan, et see saab, et see on üks nagu negatiivsemaid näiteid sellisest nagu läbimõtlemata tragidusest ja rumalusest, mis Eesti poliitikas on ja ma arvan, et see pööratakse kindlasti tagasi. Järgmine haridusminister oleks vahva olla, siis lihtsalt võtad selle nimekirja ette, millised määrused Kristina Kallas vastu, lihtsalt hakkad järjest tühistama neid, lihtsalt maha tõmbama, neid pole vaja lihtsalt mitte kellelegi. Tegelikult on jõutud nagu nii kaugele, et need, kellele ta võib-olla lootis, ma ei tea, poliitiliselt või mingitel muudel põhjustel nii-öelda nagu toetuda, et ka nendel tegelikult hakkab täna juba vastu kogu see meeletu tsentraliseerimine ja seetõttu ma arvangi, et need reformid pööratakse tagasi. Läbimõtlemata tragidus. hakkame maha tõmbama mõtteid. Aga nii ta on. Aga näe, Reemo Valtri sai jälle uut tapniku peale. Mina ei öelda seda meest, me kiidame siis saate selle korduvalt. Ja küll ta laseb veel. Ta ei ole lõpetanud veel, siin ta kindlasti laseb siin suure sügiseni välja. Nagu Tõnis tsiteeris, haridusvaldkond on olnud üks suuremaid rahasaajaid, eks ole, selles võlgu elamise ja maksude tõstmise kompotis ja tahavad muudkui edasi panna, aga ütle siia juurde, vaadake, kui püütakse haridusvõrku optimeerida, takerduvad mingitesse vaidlustesse, kohtuasjad, mitte midagi teha ei saa, et kui tahad midagi nagu päriselt nagu optimeerida haridusvõrku, midagi paremaks teha, efektiivistada, kokku hoida kuskil, need asjad kõik surevad. Aga kõik need, kus siis bürokraatiat peale keeritas, need lähevad nagu lepase reega kogu aeg läbi. On aeg, kus taas tuleb rääkida seadustest ja kindlasti üks seadus, mida on Eesti riigis toimetatud ja selle üle arutatud väga pikalt, juba sellest ajast saadik hakkas see suur ja sisuline töö, kui Kristen Michal oli veel kliimaminister, ei olnudki peaminister ja tegemist on siis kliimaseadusega. Seda on siis veeretatud, tagasi lükatud, selle ümber on kokku kutsutud erinevaid töögruppe, väga suured spetsialistid on koos käinud, arutanud, teinud, tuli välja seadus, ei sobinud,
hakkas vaidlemine. Nüüd on uuesti seadus valmis saadud ja nüüd siis on kliimaminister Andres Sutt, aga mida võib öelda, vähemasti esimene pilk peale ütleb 6 lehekülge uut seadust, et selline sisutühi, mitte midagi ei ole, kuskile see ei vii, mingisugused sihid on paika pandud, Andres Sutt ütleb selle peale, see on kõik lähtuvalt ikkagi Euroopa nägemusest, kuhu me peame liikuma ja sellepärast ta ongi võib-olla selline, ütleme siis otse ümmargune, et ei ole nagu väga mingisuguseid selliseid sisulisi punkte. Kui palju sa oled jõudnud vaadata sinna uute seadusesse sisse? No päris seda viimast teksti ma ei tea, aga kirjeldused... Ilmselt täna või neljapäeval või kinnitatakse valitsuses ära. Neljapäeval me teeme seda saadet siin. Ja siis sellepärast et seda sinna päris sisse ma pole lõplikusse teksti näinud, aga kirjelduste järgi ma tean päris hästi seda sisu. Ja selles valdkonnas töötanuna aga tunnen nagu teravamat huvi selle vastu, et meenutan natuke seda lugu. Kristen Michal tuli, Kaja Kallas pani Kristen Michali suureks kliimaministeerium, tehti Kristen Michal, hakkas kliimaseadust, nii, kõik oli suur töö, tohutu töö tehti ära, nagu sa kirjeldad. Ja siis enne peaministriks minekut ta siis veel viskas selle nagu niimoodi välja, ta oli sellega sisuliselt ummikusse jõudnud, viskas selle välja ja siis tuli Yoko Alender, kui te mäletate, selline tore episood oli Eesti poliitikas, ilmselt üks kirjeldusi sellisest, kui keegi tahab politoloogiat õpetada, kirjeldada sellist läbikukkunud ministrit, siis on hea kirjeldus, vaadake Yoko Alenderit. Siis tuli Yoko Alender, selline kätevärinal vaatas Michal viskas talle selle kraes, siis ta käis mööda pressikonverentsi sellega ja siis nii kaua käis, kuni lõpuks siis pusserdas ta seal veel nende meretuuleparkidega ja nii, ja siis võeti ta lihtsalt maha ja Kristen Michal tõi tema asemel siis Andres Sutti. Tuli Andres Sutt, teatas esimese asjana, et sellist kliimaseadust ei tule. Kõik paljud inimesed hingasid kergendatult, et läks see jama lõpuks mööda, et sai palju aega kulutatud selle peale, aga jumal tänatud, et ei tule. Ja siis läks veel veidi aega, Sutt hakkas rääkima, et ei tea, et äkki mingil kujul siis ikkagi tuleb. Ja nüüd siis tõesti mingil kujul ikkagi tuleb. Naeruväärne selgrootus ka Suti poolt, aga okei. Eks seal ju siis erakonnas nad on arutanud ja valitsusliidus, ilmselt Reformierakonnas, et kuskil on need roheaktivistide hääled ja nii edasi. Aga nüüd tõesti, Sutt kirjeldab, et seadusesse tuleb siis ilusti kirja, eks ole, et need eesmärgid, mis Euroopa Liit on Eestile seadnud, siis tema kirjutab need ilusti seadusesse sisse ja tahab, et Riigikogu need nagu ära koputaks. Mul on siin 2 suurt küsimust. Esimene küsimus on, et aga mis siis, kui Euroopa Liit muudab oma eesmärki lõdvemaks? Mis võib isegi ilmselt juhtuda. Mis on tehtud, mida on tehtud ka teatud valdkondades. Olgem ausad, kõik saavad ju aru, et vähemalt mõnes osas on need eesmärgid ka ebarealistlikud tänases olukorras. Nõus. Et mis siis, me siis hakkame siis iga kord, Eesti Riigikogu hakkab siis iga kord Euroopa Liit muudab, siis me ka jälle muudame seadust, mis selle seaduse mõte siis on, et siis selle seaduse mõte, kui seal midagi muud ka kirjas ei ole. Ja minu teine küsimus on, et kui seaduses on pandud kohustus Eesti riigile, ja mis siis, kui kohustus ei täitu, ja minu arusaamine kodanikuna seadusest on nii, et seadus on kirjas, tuleb midagi teha ja keegi peab midagi tegema, kas peab Allal seda tegema või Tõnis tegema või Siim, aga keegi nüüd peab nagu midagi tegema, et mis siis, et aga näed, ootasime, me võime ju seadusesse kirjutada, et jaanipäeval peab olema ilus ilm, päike peab paistma ja vihma ei tohi sadada, aga ei tulnud, ikka sadas. Et see nagu natuke samasugune sellise kohustuse võtmine minust see on nagu sellise seadusandluse nagu devalveerimine, kui sa kirjutad seaduses selliseid ummääraseid kohustusi. Et nüüd siis nad on mingi lahenduse, nad sinna juurde räägivad siis nendest teekaartidest ja siis kuuldavasti siis kirjutavad lähiajal ka minister Sutt ja minister Keldo, 2 Reformierakonna
ministrid siis omavahel pidulikult alla selle MOU, mis see siis on siis nagu ühiste kavatsuste jah, mingi suur kokkulepe, tehakse suur ühine üritus, 2 reformierakondlast saavad siis kokku ja kirjutavad alla paberil, et kuidas ta nüüd suur, ja siis nad otsivad praegu sinna juurde siis ettevõtjaid ja organisatsioone, kes siis liituksid, et siis tehakse selline hea tahte show sellest asjast, seda kohe näete. No hea tahte, see võiks siis olla niimoodi, et mõlemad siis ikkagi jätkavad tööd selle kallal ja me siis kõik kohustume nii-öelda. No Andres Sutt on ju selle koha... Küsimus on, kes siis teeb, mis siis? Andres Sutt on jah välja öelnud ka seda, et see on jah selline raamseadus, kus veel hakatakse juurde lisama, nagu sa tõid siis erinevaid teekaarte. Püüavad nüüd seda sisustada siis sellise... tore, aga kas see peab seadus olema? Et minu arust pole siis... ma arvan, et see idee iseendast on tore, et tehke neid kokkuleppeid, kaasake organisatsioone, kaasake ettevõtjaid. Ma arvan, et see on kõik tore. Aga mis see seadus siis vaja on? Algus oli see seaduse eesmärkiga väga ambitsioonikas. Seal olid väga... Ja Kristen Michal ise, kes seal suur oli, see lipukandja, tema ei taha sest nagu väga midagi rääkida. Palete tähele. Mulle tundub, et tegemist on rohkem PR-projektiga, et siin mujaltki maailmast, Eestis on vist ju varasemalt pigem tänane Isamaa juht Urmas Reinsalu paistnud silma sellega, et teeme sellised kõlavate nimedega deklaratiivseid seaduse muudatusi, kus sisu ei ole, aga peamine väärtus on nagu pealkirjas. Et mulle tundub, et selle kliimaseadusega on see Reinsalulik vaim jõudnud nüüd väga tugevalt Reformierakonda. Eks nad ole hädas ka. Esiteks erakonnasiseselt on ju Reformierakonnas see nii-öelda surverühm olemas, et mõtleme siin seesama Yoko Alender ja Hannak Lahe ja ega ka erakonnast lahkunud Pärtel-Peeter Pere ei olnud seal ju nagu ainukene, kes võib-olla just nende rohepöörde mõtet tuules Reformierakonnaga liitusid. Et see seltskond on täna Reformierakonnas kindlasti rahulolematu, kuna kliimaseadus oli ju eelmistel valimistel Reformierakonna üks peamisi lipukirjasid. See oli ka kõige suurem sellise nii-öelda valitsusarhitektuuri muudatus, mida Reformierakond valitsusse valimiste järgselt tegi, et meenutame, et kuidas tänane kliimaministeerium nagu sündis ja kui palju tegeleti nii-öelda ametkondade kokkutõstmisega, palju selle peale raha kulus, et saaks loodud kliimaministeeriumi nimeline asutus ja saaks saadetud avalikkusele sõnum, et me tegeleme väga tõsiselt riigis nüüd kliimaküsimuste nagu lahendamisega. Ja selle järgmine samm pidigi olema nagu kliimaseadus. Et ma arvan, et täna Reformierakond tegeleb sellise damage kontrolliga, ehk siis nii-öelda üritatakse mõelda natukene nagu ette järgmiste Riigikogu valimiste peale ja siis oleks vaja nagu näidata, et me oleme vähemasti eelnõu esitanud ikkagi parlamendi menetlusse, et ma arvan, et ka Andres Sutile on vahepeal selgeks tehtud, et võib-olla Sutt ministriks saades tõesti vaatas, et üritame jamaga mitte tegeleda, aga küll on talle nüüd Reformierakonna poliittehnoloogide poolt selgeks tehtud, et ei Andres, nii ei saa, et kuidas me läheme järgmistele valimistele ja kuidas me tõesti läheme järgmistele valimistele, öeldes, et 4 aastat oleme võimul olnud, ei suutnud isegi kliimaseadust Riigikogule esitada. Ja eks Hannak Lahe kurdab, et mis jutuga mina siis valijat, jaa, et eks seal on teisigi, nagu sa tõid siin nimed välja, aga üks teine seadus on veel ka, millele pidur pandi ja mis haakub otseselt selle sama kliimaseadusega, on metsa- ja looduskaitseseaduse peatamine. Ka see on seadus, mida väga pikalt on ikkagi üritatud menetleda ja peapõhjus. Ja kõige huvitavam on see, et selle peatamise ettepaneku tegid ju Eesti tehnoloogiaettevõtted, väga kõrgel tasemel seltskond, Eesti kõik sellised tipptegijad sellega seotud, sellele oma allkirja andnud ja nende põhiline mure on see, et ikkagi metsa üleraiumine on väga tõsine ja seal on veel põhjendusi ka, miks see tuleks peatada, aga pandi nagu sellele pidurit ja sellega oli ka valitsus nõus. Järelikult kuskilt poolt on ikkagi mingisugune selline sõnum, et asjad tuleb kuidagi teistmoodi kontrolli alla saada, et on ikkagi seadusloomes mingisuguseid vigu tehtud. See on jälle üks kurb lugu, et ma siin vaatasin
kõigepealt netis järgi kiiruga, et mis selle bürokraatia vastu võitlemise sellise kehandi nimi oli, siis oli majanduskasvu nõukoda see, siis aasta tagasi käis juba väga aktiivne tegevus sellel ajal. Koguti ettepanekuid, kaubandustööstuskoda, kõik igasugused erinevad ettevõtlusorganisatsioonid, kõik ettevõtjad esitasid tõsimeeli oma ettepanekuid valitsusele ja ütlesid, või õigemini sellele kojale, eks ole, läbivaatamiseks ja ütlesid, et tundub, et seekord valitsusel on tõsi taga. Seekord tõsiselt tahetakse kuulata ettevõtjate arvamust. Mäletate, selline debatt oli, et võtame siis asja tõsiselt. Ja seal kojas vaadati need ettepanekud läbi, Viljar Arakas vedas seda protsessi väga aktiivselt ja suur tunnustus talle selle eest nagu päriselt, nagu tõesti, et ta väga tubli, et ta võttis ja niimoodi kodanikuna läks seda ja ka väga eduka ettevõtjana läks seda asja sinna nagu ajama ja vedama. Aga seal oli palju tugevaid, väga tugevaid ettevõtjaid. Ja siis tulid seal loomulikult ettepanekud ka Eestile väga olulisest, väga suurest valdkonnas nagu metsa- ja puidutööstus. Loomulik. Ja nende üks ettepanekuid oligi need suures osas, mis sinna metsaseaduse muudatustesse sisse läksid ja mille vastu siis see võitlus algaski, see suur võitlus algaski. Ja mida siis ettevõtjad tahtsid? Nad tahtsid kindlustunnet, et on ära fikseeritud, et kuhu maani see metsa majandamise piiramine Eestis saab minna, et kas see saab nagu lõpmatult kasvada, et lõpuks nagu sellel majandusel ei olegi, metsamajandusel ei olegi enam kohta ja kõik on ainult selline vahva nagu metsa nautimine muul moel või ikkagi nähakse selles valdkonnal ka Eestil tulevikku, sest see on ikkagi Eesti üks oluline majandusharu täna, annab inimestele tööd, ta on Eesti suur ekspordiartikkel, väga suur. Ja see selleks on ju. Ja nüüd siis need kõik need muudatused saidki, see majanduskasvu nõukogu kiitis heaks, liikusid edasi, kirjutati seaduseelnõusse sisse, kõik liikus kuni viimase etapini välja, eks ole. Ja siis kogu see töö nüüd jälle vastu taevast. Selles mõttes, et nüüd tõmmati lihtsalt rajalt maha. Muide, Metsa- ja Puidutööstuse Liit tegi ka nende mõnede tehnoloogia ettevõtjate poole pöördumise, mis ei ole nii palju tähelepanu leidnud kui see tehnoloogia ettevõtjate kiri, kus nad niimoodi väga viisakalt ja vaoshoitult vastasid, sisuliselt kirjamõttelised, et ärme võib-olla ettevõtjad nagu üksteise vastu nagu tööta, et sisuliselt anti mõista, et võiks nagu igaüks nagu mõjutada neid valdkondi, kus tal nagu pädevus olemas on, et nagu iga kingsepp peaaegu oma liistude juurde oli selle kirja mõte, mis nad nagu ütlesid, et selge, et tehnoloogia ettevõtjad kindlasti nagu väga targad inimesed oma valdkonnas, aga see tingimata ei tähenda, et nad teavad nagu, kuidas ilmselt tulemus oleks umbes sama hea, kui mõni tubli metsamees läheks Bolti või Wise'i õpetama, kuidas äri ajada seal nende valdkonnas. See selgitabki ära, miks nemad just selle ettepaneku tegid, sest mul oli ka see nagu imelik, et miks tehnoloogia ettevõtjad, kelle valdkond on hoopis kuskil mujal, ja küll sa muretsed küll oma inimestel kodanikena on mure, eks ole, see valdkond läheb neile korda, see kõik on arusaadav, nad seal kirjutavad, et neile kuulub ka veidi seal metsavaldusi, ütleme, tavakodaniku mõistes kindlasti väga palju, aga see ei tähenda, et sulle kuulub mingeid kinnistuid, ei tähenda veel, et sa selles valdkonnas nagu pädev oled päriselt. Ja aga ma arvan, et kahjuks seekord siis õnnestus mingitel poliitilistel või vähem poliitilistel, ma ei tea, ütleme ideoloogilistel jõududel osa ettevõtjaid keerata teiste ettevõtjate vastu ja mul on tegelikult väga hea meel, et Metsa- ja Puidutööstuse Liit reageeris sellele just täpselt nii, nagu ta reageerisid, et vaoshoitult, väga viisakalt, aga et sisuliselt andsid mõista, et nagu ettevõtjad ei peaks nagu minema, et see on, seda me nägime ka siis, kui valitsus ja Reformierakond tulid välja oma selle
selle ettevõtte tulumaksu kehtestamisega, kuidas nad väga osavalt püüdsid ühtesid ettevõtjaid pöörata teiste ettevõtjate vastu, et me teeks nagu kuidagi teile siin mingeid soodustusi ja mingeid erandeid, mängides sellega, et nende huvides on see, et ettevõtjad omavahel nageleksid. Ja kahjuks siin antud olukorras natuke see neil õnnestus, et ma loodan, et edaspidi sellist asju ette ei tule. Jah, sest kõik, kindlustunne on siin märksõna, mida meil on ju pikalt arutatud selle üle ja otsitud neid põhjuseid, et miks meil on investeeringute maht nii madal, sellest tulenevalt ka majandus jätkuvalt nagu seismas. Ja üks suuremaid põhjuseid ongi kindlustunde puudumine, et kogu see nii-öelda rabelemine, mis on niigi keerulises sellises nagu makrosituatsioonis, mida me muuta ei saa, et siis üks selline kindlustunde halvajaid on olnud just riigipoolne nagu rabelemine, olgu see nagu maksukeskkond või olgu see mingisugused muud administratiivsed piirangud, mille üks näide nüüd ongi kahjuks sama teema ka metsaseadusega, et ega kindlustunnet vajavad nii metsaettevõtjad kui IT-ettevõtjad, ühtedel on vaja seda nii-öelda metsaressursi osas, teistel on vaja seda näiteks inimressursi osas. Ja kõikidel nendel teemadel on kindlasti ühiskonnas ka neid huvigruppe, kes on emotsionaalselt vastuseisjad, aga laiema pildi mõistes me peame neid kokkuleppeid tegema, et ettevõtjatele taas kindlustunne tagasi anda ja seda kindlustunnet, seda majandust saavad arendama hakata ainult ikkagi just sellist nagu pikaajalist investeerimist julgust loovad otsused, mitte mingisugused MOU-d, mida siis Keldo ja Sutt kuskil alla kirjutavad. Ja metsa kasvatamine ja majandamine on veel eriti pika vinnaga ja sellised investeeringud ja raha tuleb kulutada täna on ju ja tulemust lõikab võib-olla sinu järgmine põlvkond juba, eks ole, et reaalselt ise seda võib-olla seda tulupoolt mitte kunagi ei näegi, eks ole, et seda enam on vaja sellist kindlustunnet, et ma ütlen ka nendele inimestele, kes on nagu mures, et metsa raiutakse liiga palju, see on eraldi vaidlus, ärme seda siin aga ega see kaasa ei aita, kui nendel inimestel on selline ebastabiilne tunne, et siis pigem nagu mõeldakse, kuidas just seda raha ruttu välja võtta, kui antakse kindlustunne, siis inimesed on valmis ka pikaajaliselt nagu mõtlema, pikaajaliselt investeerima, aga seda loodust selles mõttes nagu paremini hoidma. No jaa, et sa rääkisid siin Viljar Arakast ja sellest majanduskasvu nõukoda vist oli see. Ja. No vot, eks Viljar kutsus ka Kristen Michali oma pulma, eks oli võib-olla ka selline tänuavaldus sellele, et vaata, et kõik seadused ilusti ikkagi leiaks ja meie mõtted leiaks kajastamist. No ja lõpus kõik võivad ju igasugu kirju teha ja tõesti kodanikena ja ega see loomulikult demokraatlik riik, aga jällegi tulemus oli ju see, et lõpuks valitsus lõi ju jälle vedelaks, et kas see oli siis nüüd Sutt üksinda või ütles talle seda Michal või ütles seda Reformierakond, et ära seda eelnõud edasi viia, aga tulemus on igal juhul jälle see, et ei olegi jälle ju midagi. Jälle, tühjad pihud. Aga pihud tuleb täis korjata kindlasti presidendivalimiste ka ja see on kindlasti selline suur poliitiline sündmus, mis meid just järjest lähemale toob ja nüüd hakatakse ikkagi vaikselt juba aktiivsemaks minema, et me oleme siin juba päris mitme läbi saate rääkinud sellest, et kuidas olukorrad on, mitte keegi ei võta nagu vedu ja värske ühiskonnauuringute instituudi poolt tehtud küsitlus esitas siis Eesti inimestele küsimuse, et kumba te presidendina eelistate, kas Alar Karist või Kersti Kaljulaidi, kes on siis nüüd ütleme ikkagi täie rauaga praegu Reformierakonna üks kindel või esimene valik. Seda on peaminister Kristen Michal ju siin lausa välja öelnud, et see selliselt on pärast seda samat EOK-ga skandaali ja Alar Karise poolt siis uuring näitab seda, et on poolt olnud 39,19%, sinna vahele mahub veel Mart Helme, Marina Kaljurand ja siis Kersti Kaljulaid 5,1%-ga. Parempoolsete valijatest on 55% vastanud, et pooldaksid Karist ja 5% ainult Kaljulaidi
ja vaatan siin, sinu lemmik Ülle Madise on ainult 3,3% peal. Mis see tähendab siis? Valet kandidaati oled Siim hakanud siin esile tõstma, et näed, hoopis sellised suundumused on siin presidendi küsitlustes. No see küsitlus tuli päris õigel ajal, sellepärast, et on ju vaja ikkagi ju see kandidaat kuidagi välja tuua kuskilt maalt. Et just see periood, kus siin vaieldakse selle üle väga tõsiselt. Just ma tahan sulle vastu vaidleda 2 kohas kohe isegi praegu. Nii, palun. See esiteks, et ma ei nõustu, et Kaljulaid on Reformierakonna mingi esikandidaat. Kaljulaid on lihtsalt osutunud praegu Reformierakonna tööriistaks, et kuidas esiteks pidada saada jälle seda kultuurisõja teemat üles, eks ole, et see, mida Tõnis siin endaga kirjeldas, kuidas Kaljulaid on mõnes mõttes selle kultuurisõja mingi teatud sümbol praegu seal, perekond Sildarude juhtum ja olümpiakomitee ja kõik see nii edasi, on ju. Et Michalil lihtsalt mure, et liberaalide hääled on hakanud vaikselt libisema nagu sotside taha, et kui eks ole ajalooliselt muidugi sotsid on olnud pigem väiksema toetusega kui Reformierakond, siis tükk aega nad võnkusid seal küsitlustes suhteliselt võrdsed. Ja nüüd on hakanud sotsid tegelikult vaikselt eest ära libisema Reformierakonnal. Ja see on nagu üks pool ja teine pool on see, et mida me oleme siin ka rääkinud, et Michalil on vaja see pinge maha saada, et ta ei peaks vastama küsimusele, miks ta Karist ei toeta, eks ole, et tal on vaja nagu teisi kandidaate, et ma arvan siin Kersti Kaljulaid, kes ju ei teadnudki midagi nendest avaldustest, nagu ta ise kinnitas eelnevalt, et tema oli lihtsalt tööriistaks praegu siin Reformierakonna käes. Ja teine asi, et niimoodi võrrelda neid kandidaate praeguses olukorras, üks on ametis olev president, teised inimesed töötavad kuskil mujal valdkonnas, nende tuntus on väiksem, nagu seda laadi küsitlus, ta ei näita adekvaatset pilti, kui oleks nagu päris valimisolukord, kui need inimesed kandideeriksidki võrdselt, saaksid sama palju platvormi, saaksid rääkida, mida nad presidendina teeksid, eks ole, need teised kandidaadid. Kaljulaidi me oleme varem presidendina näinud, aga kõik need ülejäänud nimed, nad ei ole ju saanud isegi, ei ole tahtnudki võib-olla välja öelda, et milline president nemad oleksid võrdluses ametis olevaga, et selles mõttes see küsitlus ju väga suurt midagi näitab. Minu meelest selline küsitlus tehti ka enne, kui Alar Karis tuli presidendiks ja seal oli täpselt samasugune vastandumine Kersti Kaljulaid, Alar Karis ja siis seal oli vist kindlalt oli jälle Kersti Kaljulaid parem. No muidugi, sest tollal oli tema ametis istub president ja Karist nii väga ei tuntud loomulikult inimeste poolt, kuigi ta oli väga silmapaistvatel ametites olnud, aga ikkagi teati ju selgelt vähem oli tol ajal üldiselt rahva poolt, niimoodi selline küsitlus. Ja üleüldse mul järjest rohkem tekib küsimus, et millal siis see Ühiskonnauuringute Instituut, mis on teatavasti erakond Isamaa liikme suuresti rahastatud, et siit tuleb ettevaatlikult aga praegu ma ju eksin kindlasti sõnastuses, et see on kindlasti tõsi, on ju, kes seal tugevalt kindlasti ideoloogiliselt nagu kaasa mõtleb ja on olnud kogu selle organisatsiooni asutaja, et miks mingid küsitlused sünnivad, et tekib ühiskonnas mingi teema, kus on selge ka kuskil mingi, näiteks presidentkandidaadid, erakond Isamaa ütleb välja, et nemad toetavad Karise jätkamist. Ja siis tehakse küsitlus, eks ole, ette ei ole teada, et selline küsitlus tuleb. Siis keegi kuskil istub, vaatab neid küsitluse tulemusi, vaatab, et need langevad ju päris hästi kokku sellise poliitilise seisukohaga, mida ka meie nagu toetame. Ja siis see küsitlus saab sobival hetkel avalikuks. Minu küsimus on, et kas on neid küsitlusi ka, mis ei saa avalikuks, mille tulemus võib-olla ei ole sobiv. Mulle tundub, et järjest rohkem on see Ühiskonnauuringute Instituut, kaldkriips Norstat muutumas seda laadi küsitlustega sellise avalikkusega manipuleerimise tööriistaks väga tugevalt. Selle peale näed, tellimus tuli, tegime ära küsitluse ja ongi kõik. Kus see tuli see tellimus? Tellimus tuli Ühiskonnauuringute Instituudist. Nemad ongi ju küsitluste korraldajad.
nad teadaolevalt küsitlevad iga nädal, viivad ju läbi erakondade toetusuuringud, aga samades küsitlustes küsitakse tihti ka muid küsimusi ja mõned siis need töötajad ise istusid seal kollektiivis, mõtlesid, no nüüd küsime presidendile. Küsime vist, mine tea. Aga ma tahaksin öelda küsime, kas Allan Muuk on parem saatejuht kui keegi teine või ei ole. Nendesse küsitlustesse tuleb selles mõttes nagu mõõdukalt kriitikaga suhtuda, et noh, esiteks alati, kui sa paneksid nii-öelda ametis oleva presidendile vastu ühe teise nime, siis tekiks selline nii-öelda suurem nii-öelda polariseeruma arvamuste vahetus. Aga kui sa paned ette nimekirja, ma ei tea, 5 või 10 inimesest, kellest võib olla ainult üks, see vist üks on Martin Helme on teatanud, et ta tahab presidendiks saada. Mart Helme. Mart Helme on öelnud, et ta tahab presidendiks saada, aga Alar Karis ei ole seda ju välja öelnud, et Karis on lubanud, et ta annab oma vastuse juunikuu jooksul. Paned sinna nimekirja päris pika rivi, siis loomulikult tekib 2 momenti, esiteks see nii-öelda nende inimeste arvamus, kes võib-olla ei tahaks Karist presidendina jätkamist, siis pihustub laiali ülejäänud nimede vahel. Teiseks, inimesed ei võta ju neid teisi inimesi täna ka nagu kandidaatidena. Nad pole ise ka öelnud. Keegi neist ei ole öelnud, et põhimõtteliselt neid inimesi ju lihtsalt kasutatakse täna, neid inimesi nendelt küsimata kasutatakse kellegi nii-öelda sõnumi ja PR-loomes täna jälle ära, et noh, me samamoodi me võiksimegi teha ju tegelikult nagu küsitluse, mida kui siin välja pakkusime, et kes võiks Allan Muugi asemel olla saatejuht, eks ju. Allan Muuk võidaks selle küsitluse. Allan Muuk võidaks, aga me võiksime sinna panna palju muid huvitavaid inimesi, kes ilmselt ise kunagi ei mõtle, et nad võiksid seda saadet juhtida, aga loeksid seda siis nagu meie siit podcastist, et näed, enda kohta on küsitud arvamust, eks ju, et see on samasugusel tasemel tehtud siis nii-öelda küsitlus, mille eesmärk oli üks pealkiri meediasse saada. No ma vaatan, siin on tegelikult välja toodud lausa 17 nime. 17, see on ikkagi päris korralik kohveret nendest valikutest ja siin on kõik need nimed, kes siin ikkagi eelnevalt ka läbi käinud on, minu jaoks on nagu sellised huvitavad asjad nagu Allar Jõks tegelikult on ju kandideerinud, Indrek Tarand on välja toodud, siis Kadri Simson, Janar Holm, Mati Maasikast on räägitud, Tarmo Soomerest on ka räägitud, aga teised kandidaadid, kes siin vahel on ikkagi suhteliselt juba korduvad sellised, Jüri Ratas, Ülle Madise, Jonatan Vsevjov ja inimesed, kes vähegi aru saavad sellist poliitloogikast ja sellist sotsioloogiast, saavad aru, et see oleks võinud ette ära öelda, oleks eelistanud mõnele eksperdile paremale ja andnud ette, et kui me sellise küsitluse teeme, mis tulemuse me saame, ma arvan, oleks seal eksperdid oleks öeldud, et umbes sellise tulemuse saategi. Soovitus Ühiskonnauuringute Instituudile, pange järgmine kord sinna 18 nimi juurde, pange sinna Parvel Pruunsilt ka. Oleks palju huvitavam lugeda. Et see on avaliku arvamusega manipuleerimine, ma ütlen seda laadi poliittehnoloogilised nagu trikid. Kindlasti siia saate lõppu tahaks veel tuua ühe väga värske uudise, mis siin ka alles on ühiskonna ette jõudnud ja see on siis NATO peasekretäri Mark Rutte ettepanek panna siis kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustus, et maksta 0,25% SKP-st Ukraina toetuseks. Me siin enne saate algussalvestust vaatasime, et Eesti seda juba teeb. Kas siin on äkki oht, et meie tublid poliitikud, valitsussektor äkki mõtleb, et võiks äkki tõsta ja näidata, kui kõvad me tegelikult oleme, et me oleme ikkagi päris suured toetajad. Tõsi, Eesti on suur toetaja olnud, aga siin ei hakka jälle mingisugune võidurelvastumine selles osas peale, et lähme veel natuke paremaks, sest see oli täpselt samamoodi ju kaitsekulutustega ka, kus Eesti seal üritas ka olla ikkagi esirinnas ja tõsta neid kaitsekulutusi kõrgemaks, kui teistel on. Ma arvan, et see teema on pigem puudutab nii-öelda selliseid teatud Lääne-Euroopa riike, just nagu lõunapoolsemaid riike, kelle soov nii-öelda Ukraina olukorda panustada on olnud väga tagasihoidlik. Ja
Hispaania on siin ilmselt kõige tuntum näide, aga kindlasti ka Itaalia, kes on küll sõjaliselt rohkem panustanud, et ma arvan, et see on rohkem debatt, mis tõstatub lõunapoolsemates Lääne-Euroopa riikides, ja eks see foon on ju selles, et küsimus on siin paralleelselt siis nii sõjalises abistamises kui tegelikult ka Ukraina nii-öelda käigus hoidmises riigina kuni sõja lõpuni, et täna on ma arvan ikkagi nii-öelda Euroopa liidritele kohale jõudnud see, et see on nüüd Euroopa ülesanne ja sellega tuleb hakkama saada, aga paraku jah, me siin nagu väga terviklikku nagu ühtsust ei näe. Et Eesti on olnud koos, on ju loogiline mõnes mõttes, et mida lähemale Vene piirile, seda suurem on see panus olnud, siin Balti riigid, Põhjala riigid, ka mõned teised Ida-Euroopa riigid on olnud selgelt nii-öelda SKP, nii-öelda suhtarvu mõistes suurimad panustajad. Et väga tubli on olnud Taani, kes on muide vahepeal isegi siin Eestist ees, siin ilmselt jälle sõltub millal keegi, kui palju otsustab juurde anda Ukrainale, aga Taani on seal isegi vahepeal meist ees, et uskumatult tublid. Aga ilmselt Rutte siis vaatas, et mis need seal parimad seal on, Eesti seal 0,25 peal umbes ongi ja siis pani selle järgi nagu märgi ette ülejäänutele ka, eks ole, et lihtsalt kui Eesti saad 0,25, siis peab Hispaania ka saama ja ongi nii. jah, et vaatame siis, kas tulevad järgi. Muidugi oleks tore, kui nad tuleksid järgi, et see oleks ju väga oluline. Palju olulisem kui meie 0,2. Sellise positiivse noodiga tänaseks ka lõpetame, head kuulajad-vaatajad. Veel kord kutsun üles teid saadet jagama, sellest rääkima, kommenteerige, kirjutage meile, mis toimub, et parempoolsed.ee ja kindlasti neid küsimusi me võtame arvesse. Kõike head, ilusat kevade jätku ja kohtume üsna pea.